Ühesõnaga, ülekuulamised nii nagu nad olid, venelaste aegu olid põhiliselt hakkasid õhtul peale õhtusööki, siis hakati neid üles kutsuma ühe või kahe kaupa või kutsuti rohkem. Ülekuulajaid oli tookord 4-5 vast oli. Oustin oli, siis oli üks Visnin oli soomlane, suur paks Soome poiss oli, Viisinen oli ta nimi tegelikult, aga Visnin läks ennast kutsuma. Suur pirakas parrapellumus rippus tagumiku peal tal. Üks oli see, aga mina nüüd ei lasknud temal kuulata, tema juures lihtsalt ootasin oma aega vahepeal. Aga siis oli jah, põhiline oli Kosakin, kes oli meie ülekuulaja. Ja Rusak oli talle suuremalt jaolt siis tõlgiks. Ja ülekuulamine käis nii nagu ikka alguses viisakalt ja lahkelt ja mõnusalt küsitud ilusti ja mis su nimi jälle on. Aga siis läks varsti lahti ja niisugust rahulikku Kosakiniga väga rahulikku vestlust ei saanud olla, et ta läks kohe äärele, kui mõnest asjast tahtsid mööda minna, mõnda asja ei rääginud, mõnda asja ei teadnud. Eks oli palju oli sinukest asja ka, mida nad siiski oma niisugust nagu nuhkide käest said teada ühte kui teist. Ja siis pärisid ümber kaudu siia sinna ja viskasid sinule selle lausekese sisse, mille nad kuskilt olid saanud, ilma et sa ise teaksidki, et sinu kaudu kuhugi edasi või sisse jooksis. Sellest, et neil oli vaja oma neid kaastöötajaid oli vaja peita tavalise rahva sekka tagasi. Ja siis oli vaja siis nende avastatud või nende välja peilitud või välja mõeldud olukord oli vaja siis juba kindla peale vangis olevate inimeste peale pressida nagu ilma. Ja ma kardan küll, et nii mõnigi mees sai endale mõne süüdistuse selga, et see näed sinu öeldud või sinu mees ei teadnud üldse mitte midagi. Pärast panid oma allkirjaks, kui panid selle ülekuulamisprotokollile. Ja oli kõik need niisugust üürgurid, nad kasutasid ka kindlasti, sellest pole üldse kahtlust. Pärast laagist välja tulekut sain ma ühe mehega ja me hakkasime koos palli mängima, ta on nüüd surnud. Ja küsin, et kuule, ma nägin sind mitu korda Annimaja, mitte Keldetes, aga üleval Annismaal. Ja ma käisin sinna, ma olin tookord ja tunnistasin mees kohe üles, et ma olin tookord kasutati mind. Ja ta oli sidekooli mees vist oli või mida ta üks mõistab. Nii et niisuguse olukordi oli kahjuks. Ja kuni sa oled ikka ilma suurte kogemusteta koolipoist, sa ei oska. Siis oli veel võimalus, et Annimaja keldrisse või nendesse samadesse ruumidesse toodi keegi, lisati selle sinna kõrvale magama. Mees kurtis oma loo ära, ma olen ikka sakslane ja Saksa sõjaväes olnud juba. Pärast vaatasid, et polnud muud ainult tahtis välja peilida sinu käest ühte või teist või kolmandat asja oli lihtsalt sokutatud sinu juurde sinna keldrisse. Mul oli kaeline, see 11. kammer, sinna mul toodi. Kaks meest olid, üks oli noor poiss, kes oli siis Näituse tänaval olnud vangivalvuriks. Too läkski lasti pärast maha, kahtlustanud. Aga teine mees oli juuksed pääs, pikad juuksed pääs, kelle sinuga arvutasime vist. Ja ta oli temal ka koos, nii et mõni oli kohe kindla peale sokutatud, et midagi teeb enda ka kõvaks meheks ja peilib sinu käest ühte kui teist välja. Niisugusi mehi oli ka siin selles keldris. Ja kõigist pidid üle olema.